Tere tulemast uude Ohtude saare videosarja osasse on november. Siit tuleb novembrikuu ülesanne. Enne kui ma ülesande juurde hakkan asuma confessions ehk siis ülestunnistused. Enamus ajast ma enda elus, eks ju. Ma lihtsalt hängin, vaatan videoid, vaatan seriaale ja mängin telefonimänge. Mida ma siis mängin? Minule meeldivad kõige igavamad mängud. Nagu kui ma kellegagi räägin, et mis mänge ma mängin, siis see on nagu... What? Minu lemmikmäng on ühistranspordisimulaator ehk bussijuht. See mäng on selline, et ma sõidan bussiga ringi linnas. Ma pean peatuma peatustes, võtma peale inimesi, sõitma väga ettevaatlikult, et ma kuskile pihta ei läheks. See on see, millega ma tegelen. Mitte, et ma tahaks bussijuht olla, aga see on nagu nii huvitav. Ja nagu fantaasiatöö on lihtsalt selle igava mängu juures kõige rohkem töös. Ja ma sain enda ülesande just siis, kui ma mängisin mängu. Ma olin bussijuht. Ja just siis, kui ma olin mänguga nagu täies hoos, eks ole, helises minu käekell. Ja sealt tuli välja sõnum kapten Bilt. Agent B on, ma ei tea, mis tal on juhtunud, kas ta on kuidagi edutatud, ta on elus edasi liikunud ja temast on saanud kapten, aga kapten B saatis mulle sõnumi. Nele, kas oled valmis tõelisteks sõitudeks? Sinu ülesanne on läbida keeruline metsarada ATV-ga, kapten B. Ma olin valmis uuteks seiklusteks. Jällegi helises minu käekell ja mulle helistas juba tuttav ohutusekspert. Tere, Ergo! Tere, Nele! Seoses ATV sõiduga on palju fakte, numbreid ja ohtusid, mida sa peaksid teadma. Esiteks, kiiver. ATV-ga sõites tuleb alati kanda kiivri. Kiiver vähendab hukkumise riski 42% ulatuses ja suuremate vigastuste riski kuni 64%. Ja see on päris statistika. Mul peaks olema üks kiiver küll, ma panen selle seljakotti. Hoia pea selge, ei ole tähelepanelik. Enamus ATV-õnnetusi juhtub hooletu käitumise tagajärjel. Vahel autoga sõites või rattaga sõites ma võin hoogu minna küll ja nagu pea kaotada, aga ma üritan siis enda pead nagu selgena hoida. Jah, just. Ja Nele, kuule nüüd, pole midagi paremat kui järgida juhiseid piinliku täpsusega. Viimaks, kuigi su missioon sind asfaldile ei vii, siis pea meeles, et enamus õnnetusi juhtub siiski asfaltteedel. Ära pane pahaks, ma lihtsalt tahan, et sul oleks turvaline. Täna ja alati. No tundub karm märk. Okei, suur tänu helistamast. Tšauki. Okei, tšau. Keset ei kusagit nagu. Aga nüüd ma peaks nagu põhimõtteliselt olema kohal. Ma olen nagu... Mingid kärinad käivad siin. Lähme. Oh. Päikse käes on päris soe. Ma näen eemalt tuleb üks mingi ATV-ga sõiduk. Tere, Nele! Tere! Tulid appi mulle? Jaa. Aga jaa, täna saab su ülesandeks olema sõita selle ATV-ga. Oled ennem sõitnud? No mingi väiksema variandiga olen kunagi sõitnud, aga mitte sellisega. Kui tavalise ATV-l me oleme harjunud nägema 4 ratast, siis sellel on juba 6 ratast. Samuti me saame siia panna ka kustutussüsteemi peale. Et kui on vaja midagi kustutada metsas või maastikul, siis on meil selle jaoks täitsa võimalus olemas. Et alati me võime sattuda, nagu tänagi ma pidin tulema sind otsima siit metsast. On vahest meil vaja ka teed rajada endale. On meil kaasas saag
tulevad maha langenud puud ette, igast puust ei ole võimalik üle sõita. Aga kui täna sellel ülesandel, kas ma pean seda saagi ka võib-olla tuleb kasutada. Okay. Kuna ülesanne võib osutuda raskeks, siis pead valmis olema. Samuti, kui see ATV jääb kinni, on sul üks võimalus kasutada ka vintsi. Vintsiga sa siis saad ennast välja tõmmata. Aga kui on näiteks see vajuv liiv, siis ma saan ennast sellega välja tõmmata. Jah, aga siis sul peab olema koht, kuhu ennast kinnitada. Siin, kui me jääksime kinni, leiaksime kohe puu ja oleks meil võimalus tõmmata. Üks asi, jäta kindlasti endale meelde, on see asi. See on puukaitsevöö. Et me ei hakka selle nööriga ümber puu tõmbama või mõnedel on ka trossid peal, siis me lõhume elus puid. Aga siin on piisavalt lai lint, saame meie välja ja puu ei saa kahjustada. Aga et sa oskaksid neid õieti kasutada, L on lõu, ehk siis tänased ülesanded, mis sul on, sa teed kõik lõu asendis, see on aeglustuskäik, masin on jõulisem, masin suudab paremini rasketes tingimustes liikuda või kui sa pead rasket koormut vedama. Vahest on vaja ka kellelegi märku anda. Ehk siin, kui keegi on tee peal ees või on sul vaja tähelepanu äratada, siis on sul... Mind äratas küll üles juba praegu. Jalad alati jalaraudadel, põlvedega hoiad masinas kinni, ehk siis sa kontrollid masinat ja su ülakeha saab kaasa mängida. Ja mis on reegel number 1, enne mida me sõitma hakkame? Ohutuskiiver. Ohutuskiiver. Täna ma annan selle õppekiivri, ma võtan ise teise kiivri. See on nagu videomängudes, et ma saan siit kellegagi rääkida ka. Jaa, minuga saad rääkida. Nüüd on parem tagant. See on nagu see kopterisõit ja antenn. Mingid piiksud käivad siin. Kuuled mind? Jaa. Kas sina kuuled mind või? Muidugi. Aga see on kogu aeg sees, jah? Nii kui sa rääkima hakkad, nii ta on sees meil. Ossa, see on küll lahe. Ja alati sõiduks on soovitav siis korralik saabas jalas, pikad püksid, pikk jope. Nii, pane käima. Nii, ja tee siin lihtsalt üks väike siuke tiir ja ring. Okei, siit tuleb minu esimene tiir. Kuidas tundus? Suurepärane, see oli väga lahe. See käis nagu sulavõis niimoodi, hästi mugavalt. Aga nüüd ma arvan, me olemegi valmis juba minema reaalsete tööülesannete juurde, kuna töö vajab tegemist. Okei, ma olen töö tegemiseks valmis. Tean. Tuletõrju ja nele. Mina näen välja, aga sest sisse pole näha. Et me omavahel rääkida saaks. Saatja ka kaasa. Kui tahad rääkida, vajutad alla, saad. Valmis? Käima tõmbamiseks veendud, et kedagi taga ei ole, sest muidu paned küünarnukiga. Paned küünarnukiga. Mind igatahes ootab nüüd missioon. Sinust 1 kilomeeter lääne suunas on puhkenud tulekahju. Sinu ülesanne on see kustutada. Kiirusta!
see tulekahju sai nüüd likvideeritud ja ma arvan, et meie missioon on täidetud. Ma lähen enda instruktori juurde tagasi. See oli nii, ma läksin nagu nii pingesse ja ma olen jumalast igine sellest, noh. Tulekahju on kustutatud. Väga tubli, mis on läbitud. Suur tänu. Minu ATV ülesanne oli nagu väga lahe, eriti kuna ma olin, eks ju, kõik selle kiivriga, ma olin üleni kaetud mingite kaitsvate asjadega, ma püüdsin olla väga ettevaatlik ja siis ma tundsin ennast nii mugavalt, et ma sain nagu rallida seal metsas, eks ju, mööda neid keerulisi radasid. Ja päästjad ju kasutavad seda ATV-d, kui sul on mingi raskesti pääsetav koht, kuhu sa pead viima midagi, mingit asja või sa pead metsatulekahju nagu kustutama, eks ju, siis selle ATV-ga nagu saab väga hästi ligi, sest mingi suure autoga sa ei saa nagu metsa all ringi rallida, et see ATV mulle nagu väga meeldis ja ongi nii, et ta ei ole nagu motikas, millega võid kukkuda kuskile pikali, vaid selle ATV-ga on kuidagi nagu veits kindlam olla. Jumalast lahe, mulle ikka meeldib, kui ma saan nagu õues olla ja kuskil metsas nagu ringi tammuda. Ja see ülesanne ei olnud nagu nii raske. Kõige raskem oligi võib-olla see tulekahju kustutamisel nagu kuidas ma kuskilt midagi ühendama pean ja vett käima panema ja et see käima tõmbama ja see oli nagu väga põnev. Ja natukene hirmus ka, et kas nüüd lähebki mets põlema. Kapten B võib olla minuga nüüd väga rahul. Ma arvan, ma ju täitsin selle ülesande. Ja järgmine ülesanne tuleb detsembris ja detsember on ju jõulukuu. Ma juba ostsin esimese piparkoogi taigna, eks ju saab teha piparkoogi lõhnatuppa. Aga näeme siis detsembris. Ohtute saada uue videoga. Okei, stay chill, stay fab, ole tubli ja tšau!